donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Meil on siis jälle uus päev. Täna on teisipäev, 2. juuni. Ja varsti lähme siis sööma. Jah? Sa nagu jooksulut juba nii hommikul vara. Sa pead seda ütlema, et see on toatoos, mitte õllepurk sul siin. Ja sina ajasid täna hommikul terve kämpingu üles. Ei ajanud. Meie olime esimese hakkasime liigutama, siis hakkasid kõik üleval. Mina süüdi ei ole. Nad ongi liiga palju maganud siin juba. Eriti naabrid, jah. Nad kogu aeg magavad, nad ongi hea, las olla natuke üleval ka. Ja siis me lähme nüüd hommikus sööma, saame oma croissandi kätte. Ja siis peale seda suundume Veneetsiasse, ostame bussipiletid siit ära kämpingust. Ja siis lähmegi sõitma. Jõudsimegi siis Veneetsiasse, siit bussiga tulime, toodi meid siia üle vee, suur sild oli, mitmerealine, olid rongid ja autod ja bussid ja nüüd siis ilmselt üle selle silla või? Jah, üle selle silla. Aru, et läheb Veneetsias. Läheb sinna. Jah, seal läheb selline suurem sild, et lähme siis linna vastama. Jube palju rahvast. Need on siis treppidega. Nii palju on neid vaparetod, veebussid. Veavad kaupa ja kõike, mis vaja. Kõik käibki veeliiklusega täiesti. See pidi olema Veneetsia on Euroopa suurim autovaba piirkond. Ja kuna siin on hästi palju treppe, siis ei ole siin võimalik liigelda ka jalgrataste ja mootorratastega, nii et ainult jalgsin. Näiteks siis seda ka, kui must see kanali vesi on siin. On kõik mingi sodi siin ääres. Pidigi olema väga reostunud vesi ka. Meil on nii palju rahvast, et võimatu on nagu kõndidagi siin, et endale vaba kohta leida kõndimiseks. Et kunagi 10. sajandil oli Veneetsia siis isegi täiesti omaette seisev provints ja oli väga jõukas, arendas kaubandusteid. Ja see jõukus oli isegi näha nende arhitektuurist veel tänapäevalgi. Kuid hiljem läksid siis need kaubateed Vahemerelt nagu Atlandi ookeanil ja siis ta hakkas oma jõukust kaotama. Kuni siis 1797. aastal langes linn Napoleoni kätte. Ja hiljem siis kuulus Veneetsiaga mitu korda isegi Austriale, kuni siis 1866 ühines linn Itaalia kuningriigiga. Väiksemaid tänavaid ka. Hästi palju on poekesi, ikka maskid muidugi. Maskide hinnad on siis 10 € üks mask, 18 € 2 maski. Igasuguseid saiakesi maguseid ka. Maskidest siis veel nii palju, et kunagi ajaloos hakkasid maske kandma kurjategijad Veneetsias, et neid ära ei tuntaks.
ja siis peale seda riigivõimud keelasid maskide kandmise ära ja lubasid seda teha ainult paaril päeval aastas, aga hiljem siis kujunes sellest nagu maskipall ja suur pidu, et Veneetsia karneval, see ongi siis nagu alguse saanud tegelikult sellest üldse. Veneetsia pidi olema siis tuntud ka oma turgude poolest, mida on siis siin näha, et mida kõike siin ei müüda, et sellised on siis väiksed põiktänavad. Läheb teisele poole. Veneetsias on siis üldiselt kokku praegu 18 saart, aga kunagi oli neid 118. Ja praegugi neid kogu aeg jääb nagu selles mõttes vähemaks, et kogu aeg siin need saared vajuvad vette ikkagi. Kondlid ka näha. Et oleme siis siin Veneetsias, see on see kõige peamine kanal, suur kanal, Canal Grande ja jõudsime siis siia Ponte Rialtoni, aga kahjuks see on tellingutes, nii et me ei näegi seda täies oma ilus. Aga muidu see Rialto sild on siis vanim ja kuulsam ja suurem sild, mis siin üldse on suurel kanalil. Ja kunagi oli see ainus sild, mis üle kanali üldse viis. Aga kahjuks me seda ei näe siis. Ja peaks see sild on siis täis pikitud väikeseid poekesi. Nende poe rahadest siis kunagi seda silda renoveeritigi. No, see on siis see suur kanal, Canal Grande. Siin käib väga tihe liiklus kogu aeg. Expo ka. No. 31 oktoober lõpeb Expo alles. 1. mai lõpeb. Nii kaua kestab? Ma ei tea. Kusagilt tahaks San Marco väljaku üles leida, aga me veel ei tea täpselt kust. Eks me otsime. Ja lõpuks siis jõudsime peale pikka otsimist San Marco väljakule. Aga kuule, kus tuvid on? Siin ju mäletad oli ju. Näe, seal natuke on seal keskel, aga tuvisi polegi enam eriti. Aga tuvide söötmine keelati siin ära, kuna nad hakkasid kahjustama siin arhitektuuri juba. Ja siis keelati valitsuse poolt ära tuvide toitmine, et neid siia ei koguneks. Ja nagu näha, siis on see vilja kandnud. See Püha Markuse väljak on siis sajandeid olnud linna poliitilise ja ühiskondliku elu keskus. Ja seda siin ümbritseb siis basiilika. Siin olid tegelikult need, mida ma praegu näitan, on üldse prokuraatorite paleed. Prokuratiie kolonnaad ühesõnaga. Aga tänava kohvikutes siin peaks isegi olema seda elav muusika nagu mängima. See on siis kellatorn ehk campaniile itaalia keeles. Ja see on siis Püha Markuse basiilika. Sellest basiilikas siin peaks seal sees olema mingi kuldaltar ka siis. Seda vist ei näha vist kella 2 veel. Siis see pääs pidi tasuta olema, ma ei tea. Aga see väljak ise siis on nii, et kui peaks ootamatu vihmasadu tulema, siis ta muutub kiiresti läbipääsmatuks.
nii et siia pidi olema täiesti võimalik turistidel ka lõksu jääda mitmeks tunniks, enne kui see vesi jälle taandub. Loodame, et tänases vihma ei hakka sadama. See joone on siis Tootside palee. Näed, kanali peal on isegi nii suured laevad liiguvad. Täitsa lõpp. Keskpäev sai ju, et juhtused hääled on? Kell on 12. See kirik, mis sealt tagant paistab, see on siis Chiesa di Santa della Salute. Ehk siis kõige vaatamisväärsem ja pildistatavam kirik üldse Veneetsias. See saar siis peaks olema San Lazzaro degli Armeni, ehk siis ta on oma nime saanud selle järgi, et siin olid kunagi latsaret, leeprahaigete latsaret. Ja praegu kuulub saar armeenlastele, et nende kultuurikeskus ja klooster ja trükikoda ja ma ei tea, mis seal veel pidi olema. Ja nüüd siis tulime jäätis sööma. Sellised uhked portsud. Hind on ka muidugi uhke. 15 € on üks portsjon. Aga iseenesest siin samas suure kanali ääres kohe siin Rialto silla juures istume, et jalad on nii väsin natuke puhata ja jäätist süüa siis. Ja olemegi siis jõudnud oma Veneetsia ringilt siis tagasi bussijaama. Ja siit siis peame otsima nüüd üles sobiva bussi, mis meid siis kämpingusse tagasi viiks. Kas 5 või 19? 19 on seal, seisab. No võt siis sinna lähmegi vaatame. Saame bussi peale ja koju tagasi tänaseks. Saime siis bussi ja sõidame nüüd siis Veneetsiast ära. Võtta parkimismajad on veel. Ja. Meeletult suured. Suured parkimismajad on. Bussipilet maksis 2,60 edasi tagasi siis sealt Veneetsias ja kämpingu vahel. Siia on mootorrattad pargitud. Ja kohe jõuamegi siis selle silla peale, mis siis ühendab Veneetsia saart mandriga. Lähed selle veiniga? Joome. Näita veini. Ostsime veini. 10 € pudel. Ma ei tea, kas nii kallist veini oleme ostnud enne. Aga tahtsime veini ja midagi muud võtta polnud. See vist on Itaalia vein siis nüüd, jah? Aga üldiselt tänane õhtu saabki siis läbi, et meil ongi veel see plaanis, et istume natuke joome oma veini ja siis on tänane õhtu läbi. Ja homme siis hakkame sõitma San Marino poole hommikul. Kella 10 peame ennast siit välja registreerima ja ongi juba siis meil mitmes reisipäev meil läbi on juba. Täna on 4. 4. reisipäev on. Tere hommikust, jälle uus päev, kolmapäev ja oleme siis alustanud sõitu ära siit Veneetsia külje alt Mestrast ja suundan San Marinole. Tee peal tahame läbi käia ka Riminist, võib-olla seal väikse peatusegi korraks teha.
ja siis juba San Marino poole edasi. Kokku meil oli palju kilomeetreid, oli San Marinosse 257 äkki või 22 näitab praegused, jah. Nii et ei ole väga pikk sõit. Väljas on 27 kraadi, hästi soe on. Vaatame siis, mis päev toob. Tegime siis väikse peatuse ja käisime siin poes. Õnnestus leida siis selline päris suur korralik supermarket. Et ossime siit mingeid naljakaid asju, ise ka ei tea mida. Et siis, kui sööme, siis saame teada. Ja nüüd edasi Rimini poole. Sõidame siis mööda ranniku äärt allapoole. See oli siis Aadria mere rannikut. Praegu oleme siis sellises kohas, kus on mõlemal pool on vesi. Jõudsime siis Riminisse. Ilmselt pargime auto kuhugi ära ja teeme väikse peatuse. Parkisime siis auto ära. 50 senti üks tund, igal pool tasuline parkimine muidugi. Ja nüüd vaatame, mis siin siis põnevat on. Et Rimini on siis üks kuulsamaid kuuralt linnu Euroopas. Vaatame. Nagu näha on siin mingisugune turg, aga naljakas on see, et nad juba korjavad kokku seda. Kell on praegu kusagil 1 või? Aga noh, kella 1 siin hakkabki tavaliselt siesta, nii et kestab kella 4, nii et ega siin. Ja jube palav on ka, 30 kraadi on väljas, nii et mõni imed kokku korjavad ennast. Mingi kindlus on siin näha. Stiamo a vedere, dai. Aga kell on 3:32 juba, ei olegi 1. 13:34. Saime auto vastu. Peaaegu, jah. Rimini näol pidi siis olema tegemist linnaga, mis kunagi ei maga, et siin on niivõrd palju turiste ja Itaalias üks väheseid kohti, kus on siis poed avatud isegi öösel, 24 tundi ööpäevas on avatud kõik, nii et mingi jõgi on ja sealpool peaks olema 25. aprilli park, mis siis pidi olema kõige tuntum park Riminis. Üldiselt pidi Riminis väga palju parke olema. Meri jääb meist nii palju kaugele, et mere äärde me minema ei hakka, et vaatasime kaardi pealt, et liiga pikk maa. Kihvtid puud, teistsugused. Eraldi nüüd ka Ave Maria kabernaga. Keset tänavat lihtsalt sedasi. Päris äge ju.
Sõidame siis nüüd San Marinosse. Kas me nüüd San Marino silti näeme, see on vist kahtlane, sest ma lugesin, et San Marinos sissesõit pidigi olema väga väike silt, nii et loodetavasti me lihtsalt saame aru, kui me kohal oleme San Marinos. San Marino auto. See on vist see. 200 meetri pärast vasakpööre. Seejärel suundu paremale. Kitsad väiksed tänavad on siin, liiklus on juba päris San Marino tihe. San Marino peaks õige ligidal olema. 17 kilomeetrit on kohale. 300 meetri pärast suundu paremale. Tundub, et ilmselt me oleme jõudnud San Marinosse. Nii nagu me arvasime enesele teadmata. Suundu paremale. Ja nüüd siis on jäänud hotellini tegelikult veel ainult 7,8 kilomeetrit. Päris kõrgel mäe otsas oleme ka juba. Oi, mis me nii kõrgel on San Marinos? Kõige kõrgel koht on 750 meetrit järgi. No sinna sa ei saagi autoga, sinna jalgsi minna. Kogu aeg mäest üles praegu. Mis mul parandada? Vist ei ole San Marinos, seda mõtled või? Me ei tea täpselt. Just ei öeldi, et silti ei ole ju. Silti ei ole, jah. Ei saa aru nagu, et kas oleme või ei ole. Samas on vaata, et enamus autod on kõik San Marino numbrimärkid. Ei tea. Aga kirjel ei ole sealt 9 kilomeetrit peal San Marino. No aga samas hotellini on meil 6,8 ja hotell on San Marinos. Jah. See oleneb, mis teed pidi minna, ma ei tea. Nüüd hakkab kõrvade peale juba. Vaikselt tõuse nii järsku. Kogu aeg kõrgel üles. Ikka viime veel mäest muudkui üles ja üles. 200 meetri pärast pööra ringristmikult paremale. Esimene mahasõit. Ja tundub, et tegelikult me ikkagi ei ole veel San Marinos siiamaani. Pööra ringristmikult paremale. Esimene mahasõit. Tundub nii mägi on üle. Siit kohe paremale. No nii ta ütleb, jah. Tee läheb sinka-vanka niimoodi kogu aeg üles. Ma arvan, et see saab päris kihvt elamus siin olema. Siit üle ääre eriti näidata ei saa, kus me kõigil on natuke saab. On ikka hämmastav. Nii äge. Kahjuks selle maha. Seejärel tee lõpus vasakpööre. Aga noh, kes seda jälle teab? Edasi, no ei tea. Vasakpööre. Ei ole edasi. Meil oligi kusagil vanalinnas. Otse edasi veel minema. Päris karm. Radio San Marino per il sociale. La prima volta che apri gli occhi. Seepärast öeldi, et siin peaks väikse autot. Seejärel Siit paremale, sest kohta. Jõudsime siis kohale. See on siis hotell Rosa. Saime autoga lõpuks ära parkida. Viime asjad tuppa ja siis vaatame, mis edasi saab. Tere! Tere! Tuba on meil siis selline. Tegelikult 17 ruutu on, aga tundub küll oluliselt suurem, et näiteks seal Veneetsia camping oli meil 16 ruutu ja oli küll palju väiksem. Minu arust see Pangalo oli seal ikka palju väiksem. No vannita tuli ka põlema, ma saan näidata vannitubaga. Kus see oli? Selline vannituba paistab küll päris sükene korralik. Aga no, et siis pakime ennast lahti või? Ainult on tabureid ka kui vaja on. No ometi mõistlikud inimesed tavaliselt viska riided põrandale, kui pesema lähed. Filmin siis siit õuest ka veel, et siit me siis üles tulime. See tee on nii kitsas, et siit ei andnud üldse õieti sisse keerata autoga, aga noh, lõpuks me saime. Ja meie hotell on siis selline siin, hotell Rosa. Auto siit ei paista, lõvi on need seal taga, ma ei tea.
hästi kitsas, aga hästi ilus koht iseenesest. Ja siin on väga ilus vaade on siin. Milline vaade meil siit hotelli juurest on. Väga ilus. Mis sa said? San Marino õlu. San Marino elukoer. Mitte Itaalia, aga lausa San Marino oma. Küsis kas Itaalia või San Marino, mõtlesin San Marino ikka. Vedas, aga mina sain ainult õunamahla. Meil on siin hotellis sõber ka. Tema elab siin. Peab korda, vaatab, mis toimub. Ole. Tulime hotellist välja ja tuleb siis välja niimoodi, et see Monte Titano mägi ongi meil siin kohe hotelli kõrval. Et jah, meie hotell pidi olema San Marino kõige kõrgemal asuv hotell. Ja siin on siis tornid 1-2 ja 3. on see relvamuuseum. Et me lähme jalutame natuke ülespoole, vaatame, mis seal on siis. Vahel tuleb selja taha ka vaadata. Vaata, kui äge vaade siit avaneb. Milline vaade. Aga meie hotell ongi see siin samas ju. Näed, see sama ongi kohe, jah? Ja. Näe, meie aknad on seal need 2, vaata teise rõdu all. Jah, need. Mõtlesin, et oma hotelli kattel praktiliselt kõnnid läbi. Aga San Marino on siis iseenesest väike riik. Ainult Itaaliaga on tal riigipiir siis. Ja ta on 1/3 maailma enklaavriigist. Siis Vatikani ja Lesotho kõrval. See on torn number 2, ma saan aru. Monte Titano 3 tornist. Ta mõtleb kuskil mujale ju. Siis see on ikka number 1 või? Jaa, see peaks number 1. Lähme kohe sinna. See Monte Titano mäetipp on siis kõige kõrgem San Marino punkt ja ta on 750 meetrit merepinnast. Kaugel paistab meri ka. Aga San Marino siis pidi olema veel siis nii palju, et San Marino kõige laiem punkt pidi olema 13 kilomeetrit lai ja kõige kitsam siis 6 kilomeetrit lai ja 62 ruutmeetrit kokku on pindala. Ja üldse siis San Marino siis tekkis omal ajal niimoodi legend on, et tuli sellise nimega mees nagu San Marinus, tuli kunagi Riminisse tööle, puussepaks vist. Aga kuna ta oli ristiusku, hakkas seal kuulutama, siis ta sattus vastuollu inimestega ja põgenes Monte Titano mäele. Ja siis üks rikas kohalik naine kinkis talle tüki maad, mida ta siis hakkas harima ja kuhu ta ehitas väikese kiriku. Ja sellest siis, ja seda maad ja seda piirkonda hakati kutsuma siis San Marinose maaks. Ja kui San Marinus ära suri, siis ta oma jüngritele ütles, et ärge makske kellelegi makse, olge iseseisvad. Ja nii on see jäänudki tänase päevani, et San Marinot ei ole isegi üritatud eriti vallutada. Mõnel üksikul korral vist, aga paavst on tunnistanud seda San Marinot, hiljem ka Euroopa Viini kongressil. Nii ongi siis ta olnud iseseisev, ta on Euroopa vanim iseseisev vabariik üldse. 301. aastal on siis ta vabariigi õigused saanud. Tahtsin näidata veel, kuidas katusel kasvatatakse lilli. Lillepõld katusel.
Niisugune see San Marino ongi siis kogu aeg on nagu need teed lähevad sedasi mäest allapoole ja pärast jälle oleme ees ja roni üles, et jõuame ringiga jälle hotellini tagasi. Kuts ootab meid juba. Nii palju erinevaid lippu siin on. Kuna meil ei ole külmkappi, siis me leiutasime endale ise külmkappi. Seekord siis sellise. Nii hea, et bidee on olemas, on ju. Tulime siis korra veel nüüd õhtul Iljasit filmima seda marinat, et on tuledes ikka ka veel ju nii ilusad. Vapustav vaade lihtsalt. Päikseloojang veel õrnalt veel näha. Aga nüüd meil on üldiselt aeg vist tagasi minna ja magama, et sellega tänane päev on läbi. Homme me lähme siis San Marino vanalinna vaatama. Head ööd tänaseks!